Tere, mina olen siis Helena ja töötan Excelendis konsultandina ja nagu siis Dima sissejuhatas, räägin siis terviklikust lahendusest vee- ja soojaettevõtete töö lihtsustamiseks. Ja millest siis täpsemalt juttu tuleb? Kõigepealt siis veemooduli võimalustest, kellele see moodul on mõeldud ja mis siis selle mooduli abil teha saab. Siis tuleb juttu ka uutest lahendustest, et mis me siis arendanud oleme eelmise aasta Excellent Business Forumist kuni siis tänaseni. Ja lõpetuseks siis ka tulevikuplaanid, et mis meil on juba arenduses ja mis siis ka nii-öelda on arendusplaanides. Et kõigepealt siis veemoodul, et lihtsustatult öeldes veemoodul on siis selleks, et koguda ja hallata näite ja nendest näitudest siis arvet genereerida ja veemooduli nimetus küll justkui viitab, et see on mõeldud veeettevõtetele, aga tegelikult on siis samamoodi mõeldud ka soojaettevõtetele, et me ei keela sinna siis sisestada ka sooja näitu. Ja kui me siis seda skeemi vaatame, siis vasakult hakkame sealt pihta, et kõigepealt siis tarbimiskohad. Et veemoodulis siis keskseks kohaks ongi tarbimiskoht ja tarbimiskoht on siis see koht, kus klient teie teenust tarbib. Et on see siis mingisugune konkreetne aadress või mingisugusel aadressil olevad hooned. Ja tarbimiskohaga edasi on siis seotud klient. Ja kliendi kaardil siis Standard Booksis saab sisestada erinevaid andmeid kliendi kohta, loomulikult aadress, kontakttelefon, email, peamine kliendi kontaktisik ja tänu sellele, et programmis on see klientide haldus olemas, on võimalik ka siis oma kliente teavitada erinevatel viisidel. Näiteks üks, mis ma siin välja olen toonud, on massteavitused e-kirja teel. Juhul, kui teil on klienti vaja ette teavitada, kuskil tänaval on veekatkestus tulemas, on näiteks mingisugused hooldustööd, siis saab kliente e-kirja teel ette teavitada. Mugavalt on seal hoolduses olemas siis näiteks võimalik valida konkreetne tänav või mingisugused majanumbrid konkreetselt tänavalt. Aga kui on vaja siis saata mõni operatiivne teade kuskil lõhkes veetoru, on vaja hästi kiiresti kliendile see teavitus saata, siis SMS siiski veel tänapäeval teeb selle töö tegelikult väga kiiresti ära. Ja kui me siit tarbimiskohtade pealt allapoole liigume, siis tarbimiskohalt saab siis sõlmida liitumislepingu. Liitumislepingu saab sealt siis kohe ka mugavalt arveldada. Ja samuti teenuslepingu. Teenuslepingu puhul siis loetletakse üles need teenused, mis siis klient tarbib. Ja nii liitumislepingud kui teenuslepingud saab siis programmist saata mugavalt digiallkirjastamisele. Programmist saab jälgida seda, kes on siis osapooltest juba lepingu allkirjastanud, kes veel ei ole. Ja peale allkirjastamist jõuab see info siis Standard Booksi tagasi. Lepingu manuses säilitatakse nii digiallkirjastamise konteiner, kui siis ka leping ise, võib-olla on seal veel lisadokument, et ka siis selline lepinguhaldus on programmis olemas. Tarbimiskohaga on omakorda siis seotud mõõturid. Mõõtureid võib olla tarbimiskohal 1 kuni mitu ja nagu ma ütlesin, need võivad olla nii veemõõturid kui soojamõõturid.
Kui meil on siis need informatsioon on siis kliendi ja mõõturi kohta olemas, siis me saame hakata näite sisestama. Näite saab loomulikult sisestada käsitsi, aga suurem enamus siiski tänaseks on kasutanud siis kaugloetavate näitude importi. Ja juhul, kui siis sellel ettevõttel, kes teil neid näite kaugloeb, on võimalus ka juba API kaudu kohe otse need näidud standardboksi saata, siis loomulikult see on veel mugavam lahendus. Aga mõnel kliendil on veel siiski ka neid piirkondi, kus siis näite kauglugeda veel ei saa. Nii et need näidud võivad siis tulla nii e-maili teel kui telefoni teel. Selleks puhuks on siis veemooduliga kaasas tegelikult ka näitude esitamiseks iseteeninduskeskkond. Ja iseteeninduskeskkonda saab siis need kliendid suunata, kes siis veel kauglugemise teel neid näite edastada ei saa. Loomulikult on võimalus siis prognoosnäite ja arvestuslike näitega mugavate hoolduste abil siis genereerida. Ja kui näidud on sisestatud, siis saab neist genereerida arveid ka läbi ühe hoolduse käivitamise kõigile korraga arved teha. Ja arved siis enamasti ikka liiguvad klientidena e-arvena. Aga eraklientide puhul on säilinud ka e-maili teel arvete siis edastamine. Ja mis siis e-maili teel arvega võiks kaasa minna, on makselink. Et makselingi lisamine tegelikult sinna e-maili arvega kaasa on hea mõte, sest kliendi jaoks see maksmine on hästi mugav. Ta saab selle arve, seal on see link, ta klikib peale, see makse saab tehtud, sest vastasel juhul see e-mail võib jääda sinna e-mailide vahele kuskile kaduma või unustatakse siis see maksmine. Ja kui siis peaks mingil põhjusel arved maksmata jääma, siis on võimalik saata siis automaatsed meeldetuletused sellisel puhul. Järgmisena siis räägin uutest lahendustest veemoodulis. Ja kõik siis uued lahendused, mis me oleme siis aasta jooksul teinud, need on sündinud kõik koostöös klientidega. Et kui klient tuleb uue sooviga või kui me koostöös kliendiga jõuame selle hetkeni, et programmis ei ole midagi sellist head pakkuda või midagi mugavat pakkuda, üritame alati leida siis lahendused käsitöö vähendamiseks ja kui vähegi võimalik ja see sobib paljudele klientidele, siis me üritame need ka lisada siis just programmi standardisse. Loomulikult spetsiifilisi soove saab siis lahendada erilahendusega. Nii. Kõigepealt on siis mõned tehnilised lahendused. Näitude ajaloo import Watercalc ja Kamstrup formaadis. See siis tähendab seda, et kui uued kliendid tulevad ja tahavad oma näitude ajalugu siis programmi üle tuua, siis varemasemalt oli meil nii, et meil oli Watercalci formaadis import-fail ja me palusime kliendil need andmed siis panna sinna formaati, et me saaks neid üldse importida. Kuna Kamstrupi kasutajaid kliente on juurde tulnud, siis me oleme sinna juurde loonud ka siis Kamstrupi formaadis selle faili. Et jällegi saaks mugavamalt, kiiremalt need andmed sisse ja vähendab siis seda nii-öelda kliendi faili töötlemist ja meie siis formaati panemist. Järgmisena mõõturite vahetus import-faili abil. Siin on ka siis hetkel see mõõturite vahetus import-faili abil on Kamstrupi formaadis. Kuna idee tuli Kamstrupi kasutajalt kliendilt, ta ei soovinud enam mõõturi vahetust teha programmis käsitsi, mida paljud teevad, siis lõime me sellise import-faili, mida siis selles olukorras kasutada.
Aga see ei välista tegelikult ka teistel seda sama import-faili kasutamast, juhul kui see formaat sobib või seal formaadis on võimalik teha väikeseid muudatusi ja loomulikult, kui on soovi, saab ka seda lahendust edasi arendada siis kõigile sobivaks. Ja viimane on siis siin kaugnäitude impordi redesign. Kaugnäitude import on ka tehtud palju mugavamaks, kui varasemalt oli siis jällegi ette antud formaat, milline see kaugnäidu impordifail peab välja nägema. Siis nüüd meil on klientidel endal võimalus see importfail paika panna. Ise saab paika panna siis, et millised veerud, kus need failis asetsevad, selleks, et need kaugnäidud siis saaks imporditud. Siis veel üks täiesti uus asi, mis siis neile, kes siis uue VR-i lahenduse mooduli endale saavad, on teenuste arveldamine V-moodulis. Kui siis lisaks teenuslepingule on vaja kliendiga arveldada veel mingisuguseid teenuseid, on see siis igakuine veesüsteemi hooldus või mõni muu teenus, siis on täiesti eraldi register tehtud teenuste jaoks. Vasakul seal me näeme tarbimiskoha kaarti. Tarbimiskoha kaardile on tulnud uus nupp teenused tarbimiskohal ja teenuse tarbimiskohal, sealt on võimalik avada siis teenusekaart, mis on siis seal üleval vasakul. See on hästi lihtsakoeline kaart. Seal on olemas klient, tarbimiskoht ja see artikkel, mida siis arveldatakse. Ja juhul, kui siis selline teenusekaart on kliendile sisestatud, ja genereeritakse neid samu igakuiseid veearveid või soojusarveid, siis liigub see artikkel arvele kaasa. Et siin on näha, et siin on vee ja kanali eest tasu ja siis samamoodi on ka siis hooldustöö eest. See ei pea rangelt olema tegelikult tarbimiskohaga seotud. Et kuna see teenuste register on eraldiseisev register, kui ei taha seda siit tarbimiskoha kaardi pealt siduda, siis tegelikult saab hoida ka siis eraldiseisvaid teenused, mis on seotud lihtsalt kliendiga ja teoorias see klient ei peagi ei vett, ei soojust kasutama seal siis. Siis veel üks selline suur muudatus. Et V-mooduli klientidele on siis uues versioonis kättesaadav ka hooldusteeninduse moodul koos töölehe veebi ja planeerimisvaatega. Et see annab siis võimaluse mugavalt hallata erinevaid töid, mis siis vee- ja soojaettevõtetel ette tulevad. Et on see siis arvesti paigaldus, arvesti vahetus. Ja hooldusteeninduse mooduli võlu on see, et hooldusteenindusel on siis tööle veeb ja planeerimisvaade, mis on kättesaadav veebis. Et kõigepealt seal vasakul pool on siis töölehe veebi vaade, kui siis teie tehnik siseneb sinna töölehe veebi. Ta näeb seal oma nädala planeeritud töid, need mis teda seal siis ees ootab. Ja kui ta mõne siis töölehe avab, siis ta näeb seda parempoolset vaadet. Ta näeb seal siis kunas, kelle juurde ta peab minema. Võib-olla näeb ta seal mingisugust kommentaari, mis on talle siis kontori poole pealt juurde pandud. Ja näeb siis neid töid ja saab lisada sinna tegelikult veebis siis ka muud olulist infot või mingisugust artiklit, mis siis arveldamisele läheb. Sinna on võimalik lisada kontrolllehti või siis sellised nii-öelda checkliste, mida siis tehnik peaks seal koha peal tegema. Kliendile on võimalik siis anda see allkirjastamiseks see tööleht.
kui on siis näiteks tahvel kaasas, saab ka mobiilist seda kasutada. Saab lisada erinevaid faile, näiteks teha koha peal siis seadmest pildi, kui on vaja, samamoodi manustada siia. Ja need kõik muudatused, mis siis tehnik töölehe peal teeb veebis, need jõuavad siis omakorda standardboksi, hooldusteeninduse moodulisse ja siis kontori pool saab juba selle arveldamisega tegeleda. Samuti saab siis selle töölehe saata siit nupuvajutusega ka kliendile e-mailile, et kui klient ei ole näiteks koha peal, et lepitakse kokku, et see nii-öelda tööleht või siis teisisõnu võime öelda ka akt saadetakse kliendile meili peale, siis saab seda siit teha. Ja teine asi, mis siis siin hooldusteeninduse mooduliga kaasas käib, on siis planeerimisvaade. Ja see planeerimisvaade on siis mõeldud pigem sellistele tööde juhatajale, sellele siis inimesele, kes nende tehnikute tööd planeerib. Ja siin ta saab siis lihtsalt näha seda kogu ülevaadet oma tehnikutest, kes on parasjagu haige, kes on puhkusel, ja värvide järgi saab siis ära määratleda seda, et milline töö on tehtud, milline on veel tegemata. Et need, kes armastavad sellist kalendrivaadet, sellist ilusat värvilist pilti, siis see on just neile mõeldud. Ja edasi siis tulevikuplaanid. Seoses siis sellega, et meil on nüüd veemooduli kasutajatele kättesaadav hooldusteeninduse moodul, on siis järgnev asi tarbimiskoha ja mõõturikaardilt hooldatava objekti kaardi loomine. Hetkel on siis nii, et kui te tahate hakata hooldusteeninduse moodulit kasutama, siis peaks need hooldatavad objektid siis sinna hooldusteeninduse moodulisse sisestama, aga kohe-kohe on võimalik ka siis juba tarbimiskohast või mõõturikaardilt koostada siis see hooldatav objekt ja neid siis hallata ka siis seal hooldusteeninduse moodulis. Siis tuleviku tellimuste koostamine, see puudutab jällegi siis just seda hooldusteeninduse moodulit, et teha need tellimused ette ära, selleks, et neid mitte unustada, näiteks mõõturite taatlemine, panna siis paika see intervall, teha need, me nimetame neid teenindustellimusteks ja jälgida siis seda, et kunas mingisugune siis hooldus või muu töö tehnikut ees ootab, et seda tehnikute aega siis paremini planeerida. Ja siis ka töölehtede tegevused palgamooduli tööajatabelisse, et no kui me juba siis hakkame seda hooldusteeninduse moodulit kasutame neid töölehti, tehnik märgib ära seal selle aja, kunas ta tööd alustas, kunas ta töö lõpetas, siis on loomulikult hea, loogiline ja mugav, kui me saame siis selle info saata palgamoodulisse, tööajatabelitesse, selleks, et me ei peaks seda tegema siis topelt jällegi. Ja mis ma siit lõpetuseks siis veel mainiks ära, et meie ettevõtted kindlasti teavad seda, et Kliimaministeerium valmistab ette siis veereformi teekaarti, mis siis peaks valmima käesoleva aasta juunikuuks. Ja üks võimalik siis asi, mis võib veeettevõtteid ees oodata, on veeettevõtete ühinemine, et väiksemad võivad ühineda suurtematega. Ja miks ma seda mainin, on siis asjaolu, et mis meie oleme näinud, et kui kellelgi on vaja näiteks uus programm kasutusele võtta või näiteks ettevõtted ühinevad, neil on vaja siis ühtsesse süsteemi see info saada, siis tihtipeale hakkab see nii-öelda andmete korrastamise protsessist. Et ühes programmis on andmed ühel kujul, teises programmis on teises formaadis ja see siis andmete korrastamine on siis see kõige ajamahukam töö. Et juhul, kui
teie ettevõttes peaks suvi olema natukene rahulikum aeg, siis võib selle teema peale mõelda, et oma andmed üle vaadata, mis kujul nad on, mis kujul neid saab kätte. Nii et selliste mõtetega siis suvest mina lõpetan ja tänan kuulamast. Aitäh sulle, Helena. Nii, las ma korra vaatan ka, kas meil siia tuli miskit juurde. Aga seni ma küsin sult seda, et veeerilahendusmoodul kunagi oli väga erilahendus, et kas tänapäeval saab seda kasutada täitsa ilma hälli või erilahendus litsentsi omamata, et kas ta standardis? Ta ongi nii-öelda nüüd standard erilahendus. Standard erilahendus. Jah. Väga huvitav. Et ta võiks nii-öelda sobida enamuste vee- ja sooja ettevõtete jaoks tegelikult. Aga ehk siis meil on ka kliente, kes seda täitsa standardis niimoodi kasutavad? Ja. Ilma hällita, väga äge. See töölehe veeb on uus äge asi selle veemooduliga siis. Kas meil on seal mõni klient, kes seda juba äkki kasutab? Kas meil on sealt miskit tagasisidet? Hetkel mitte, selles mõttes, et esimesed katsetused käivad, et eks siis näha ole, et loodame, et siit keegi sai mõtteid. See on hästi tore, kui me saame erinevaid mooduleid niimoodi kokku omavahel põimida, et meil see võimekus on ju juba olemas, et seda nagu lihtsalt igal pool mujal ka siis nagu kasutada, et ikkagi eesmärk on ju topeltandmesisestuse vältimine. Just. Väga hea. Nii, üleüldiselt, kui nüüd keegi jutumärkides üleöö otsustab, et ta tahaks selle veerilahenduse teekonna ette võtta, siis kui pikk on selline juurutus või ülekolimine, ütleme siis standardbuksi või standard RP veemooduli peale? Meie kogemus ütleb, et võiks arvestada kuskil aastaga. Et on neid, kes saavad selle kiiremini meiega koos tehtud, on neid, kellel läheb rohkem aega. Jällegi siis suurim osa sellest on see nii-öelda andmete ületoomine ja olenebki sellest andmekvaliteedist, et kuidas siis praegu need andmed on oma programmi sisestatud ja kuidas neid sealt kätte saab. Et oleneb mis kujul. Ja kogu sellel juurutusprotsessil, mis sina kui siis konsultant, mis on see roll kliendil, mida sa kliendilt eeldad, et see juurutus hästi läheks? Ilmselt ongi siis sellist pealehakkamist, et see kindlasti ei ole midagi väga lihtsat. Tuleb läbi ilmselt mõelda seda, et kes saab kas siis oma töö kõrvalt või siis kas on olemas ettevõttes täiesti selline inimene, kes siis hakkab seda nii-öelda vankrit vedama. Et meie ju tegelikult saame importida kõik andmed väga lühikese aja jooksul, aga meil on vaja need andmed kätte saada. Et just see nii-öelda andmete kätte saamine. Ja kvaliteetsed andmed. Just need kvaliteetsed andmed, et ikkagi andmed, et neid on vaja ruttu kätte saada, et see on kõige keerulisem. Väga hea, siis ma sind pikemalt kinni ei hoia. Aitäh, Helena! Ja.